Ja meie järgmine esineja on Kristel Uibo-Oppin, kes tuleb Tartu Ülikooli Füüsika Instituudist ja tema on projekti Kliimateadlik just selle juht. Nii et kuuleme siis lähemalt kliimateadlikkus koolist ühiskonda, laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks. Kuulame hea meelega. Tere kõigile ja olen väga rõõmus, et mul on lastud siin täna sellel olulisel teemal rääkida ja pean tunnistama, et eelkõneleja kutsus minus esile mõningaid mälestusi nende sondidega, mida siis nii-öelda üles lastakse, et meie oleme siis kooliõpilastega ka lasknud üles ühe sellise ilmapalli nime all ühe sellise ilmasondi ja katsunud sealt siis saada andmestikku vertikaalse profiili osas, et mida sealt leida on. Nii et see oli, ja mitte ainult üks kord, vaid lausa 2 korda. Ja pean veel juurde lisama, et kuna täna on siit ka see sõna ja märksõna ja toetaja läbi käinud nagu Keskkonnainvesteeringute Keskus, siis tegelikult selle palli ülessaatmist ja tõstis ka õpilaste keskkonnaharidust selle kaudu oli loomulikult KIK. Palliga esimesel korral ei läinud nii hästi ja see võib-olla vastab mõneti ka sellele, millest Kaupo rääkis, et kui palju siis üles leitakse ja kui palju üles ei leita. Nii, on mind jätkuvalt kuulda, jah? Et esimese palli me lasime õhku nii, et me juba teadsime, et ta maandub meie jaoks ebasobivas kohas ja maandus seda siis Pihkva järves. Nii et meil ei olnud seda võimalust kätte saada, aga kuna see oli seotud meteoroloogia päevaga ja juubelisündmusega, siis meil ei olnud ka ülessaatmisel võimalust siis seda aega valida. Teisel korral olime me kuupäeva osas natuke vabamad, uurisime eelnevalt ilmaandmeid ja võtsime eesmärgiks see sond sealt loodusest kokku korjata ja seda me ka tegime ja selle me ka saime ja meil on kuskil internetiavarustest sellest pallilennust ka üks väga tore video. Nii, aga nüüd lähen siis edasi selle juurde, miks mind täna tegelikult siia on kutsutud ja juba mind tutvustati, et mina olen selle projektijuht, aga tegelikult see sisuline juht on ikkagi Piia Post, Tartu Ülikooli kliimateaduste professor ja tal on selles väga suur roll. Ja täna tahan rääkida siis projektist Kliimateadlikkus koolist ühiskonda, laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks. Kõik siin viibijad täna on juba aru saanud, et teema on väga aktuaalne ja teema on väga oluline ja seetõttu oleme me ka kokku pannud selle projekti tarvis ja kaasanud 3 suurt ülikooli Eestist, kelleks on siis Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool ja Norra partnerina Bergeni ülikooli loodusmuuseum. Ja ei saa ükski asi toimuma ilma toetajateta ja selle projekti tegevusi on siis toetanud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programm, kellesse on panustanud 3 riiki, Norra, Island ja Liechtenstein. Tänaseks päevaks oleme me selles projektis olnud juba natuke rohkem kui aasta, natuke vähem kui pool aastat on jäänud minna ja arvestades teema olulisust ja kui palju tegevusi ja sisu selle konkreetse projekti sees on, siis on tegemist väga lühikese ajaga. Iga tegevuse juurde, kui seda alustatakse, pannakse püsti eesmärk ja meie eesmärk on siis suurendada Eesti ühiskonna kliimateadlikkust süsteemse kliimahariduse kaudu kõigil haridusastmetel. Ja võib-olla kuulates tänaseid eelkõnelejaid, siis ma
võib-olla rõhutaksin siin eriti seda sõna süsteemne kliimaharidus ja kõigil haridusastmetel. Ja kuhu me oma tähelepanu pöörame? Loome siis haridusprogrammi, kliimaharidusliku programmi, mis käsitleb soojenemise põhjuseid, kliimamuutuste mõjusid loodusele ja ka inimestele ja arendab ka oskusi ja teadlikkust, kuidas muutuseid leevendada ning kuidas nendega kohaneda. Täna on olnud juttu juba ka väärtustest, et meie käitumise paneb ju ikkagi paika meie enda väärtushinnangud ja hoiakud ja on hea, kui meie väärtused tuginevad teadmistele. Ja selleks, et need väärtused saaksid toetuda teadmisele, oleme siis meie võtnud nõuks enda meeskonnaga luua kliimahariduse strateegiad, kaasaegsed teaduspõhised õppematerjalid ja aidata neid õppematerjale kasutusele võtta ka haridusasutuses. Nüüd, kui me oleme eesmärgid paika saanud, siis on see, et kelleni me peaksime jõudma, kuidas jõuda selle teadlikkusega kogu ühiskonnani, nii nagu ütleb seda meie projekti nimigi, ja täna juba käis mõjuisikute teema ka läbi, et kes on kõige mõjukamad ja kellele siis meie oleme oma pilgu suunanud. Ja meie oleme tegelikult oma pilgu suunanud õpetajale ja loomaks õpetajale need võimalused, et ta saaks seda head kliimaharidust nii üldhariduses, kõikides kooliastmetes kui ka huvihariduses anda. Õpetaja on see, kes jõuab õpilaseni ja õpilasega on alati seotud lapsevanem, ka sellest oli täna juttu, isadest ja tütardest täpsemalt. Ja kui meie mõtteviis on selline, siis me saamegi öelda, et tegelikult suur osa ühiskonnast ongi kaasatud. Aga siin on nüüd teine küsimus, kui mõjukas on õpetaja ja mis koolis määrab seda, mida ma õpetajana õpetan ja mille jaoks mul aega on ja millist tarkust jagada. Ja kuna meie ülesandeks oli välja töötada ka strateegiaid, siis selle käigus me uurisime ka õppekavasid ja meie jaoks tõusetus küll see küsimus, et kuivõrd kliima teadmine ja teadmised, mis on seotud kliimamuutustega, on õppekavas esindatud ja kui nähtavad nad on. Nüüd see, et kelleni jõuda, sellest me rääkisime ja kuidas jõuda. Ja mida meil tegelikult oodatakse või mida meile öeldi, ja anti meile tööülesandeks, et me peaksime koostama siis kliimamuutuste mõju leevendamise ja kohanemise õpetamise strateegiad, nendele vastavuses olevad õppevahendid, toetama nende õppevahendite kasutuselevõttu koolis, koolitama õpetajaid ja looma materjale õpetajate tarvis, mis aitaks neil koolis teemasid käsitleda ja ka hindamisvahendid. Nüüd, kes seda kõike teevad? Ja meeskond on meil väga äge ja mul on väga suur rõõm olla osa sellest meeskonnast, ma pean ütlema. Ja meie meeskonda, ma juba ennem ütlesin ka, et meil on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikoolist võib-olla tooksin välja, et on veel Füüsika Instituut, Loodusteadusliku hariduse keskus, Tartu Observatoorium, Narva kolledž, õpetajate seminar, Süte instituut. Ja miks meid on nii palju? Sellepärast, et eesmärk on meil ju suur ja meie eesmärk selle projekti sees on kokku koguda parim Eesti kompetents selles valdkonnas. Ja see, ma julgen öelda, et see meil ka kaasatud on.
Suures plaanis veab seda projekti Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, kelle me oleme nimetanud siinkohal töögrupiks number 7. Töögrupis number 1 on samamoodi vastutav Füüsika Instituut ja tegeleb siis strateegiate väljatöötamisega. Tööpaketis number 2 on esindatud siis Schütte instituut ja nende roll on tegeleda siis hindamisega. Ja nüüd võib-olla kõige tähelepanuväärsem või üks väga oluline osa meie projektist on siis nii-öelda selle haridusprogrammi kokkupanemine ja kes seal siis on esindatud. Tööpakett number 3, mis vastutab koolieelse ja põhikooli esimese astme materjalide eest ja õpetajate ettevalmistamise eest ja selles töögrupis on siis Narva kolledž ja Tartu Ülikooli õpetajate seminar. Tööpaketis number 4, kus siis tegeletakse põhikooli 2. ja 3. astmega, selles tööpaketis hoiab ohjad enda käes Tallinna Ülikool. Tööpaketis number 5, mis tegeleb gümnaasiumi astmega, on Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskus ja tööpaketis number 6, kus meil on esindatud huviharidus, keda täna siin on palju, siis teie valdkonna ees suuresti vastutavad Tartu Ülikooli Tõravere observatoorium ja Eesti Maaülikool. Nii. Ja nüüd sellest, kuidas me selle suure tegevuse kõik oleme enese jaoks nii-öelda paika pannud ja me oleme jaotanud oma tegevused 2 etapiks ja see on see, kuidas meie kliimahariduse programm kujuneb. Esimene etapp on siis meil tänaseks päevaks juba suuresti läbitud ja see esimene oluline verstapost meie jaoks on täna siin, me natuke räägime ja messialal tutvustame rohkem. Ja mida see esimene etapp selles projektis siis tähendab? Me oleme jaotanud kliimahariduse nii-öelda 2 osaks. Esimene neist on see, mis tõepoolest keskendub nüüd erialasele kliimateadmisele, miks meil on kliimamuutused, mis on nende põhjused ja nii edasi. Ja teine etapp suuresti on siis seatud sellele, et kuidas see kliimateadmine viia täpselt sellele astmele sobival kujule, kes seal astmes parasjagu õppimas on. On see lasteaia mudilane, on see põhikooli nooremaste, põhikooli vanemaste või gümnaasium või huviharidus. Ja esimeses etapis, mida me oleme siis teinud, nagu ma ütlesin, et esimeses etapis me keskendume kliimateadmistele, erialasele teadmisele ja selle raames valmib meil õppematerjal ja seesama õppematerjal, mida ma siin täna juba näitasin, kliimamuutuste ABC. Samamoodi on toimunud selles etapis ka õpetajate koolitamine ja valminud on ka õpetajad toetavad materjalid, kuidas ka sellele materjalipaketile läheneda ja kuidas seda edasi anda. Teine etapp on meil praegu suuresti käimas, siin me oleme praegu protsessis veel sees ja nagu te näete ka, et siin on siis koostamisel hetkel õppematerjalid, mis lähevad väga spetsiifiliselt erinevatele kooliastmetele. Samamoodi valmistatakse ette õpetajaid toetavad materjalid ja samamoodi asume õpetajaid ka koolitama. Ja see suur eesmärk ju ikkagi ongi see, et see kõik jõuaks ühel päeval selle õpilaseni ja sealt edasi juba kaugemale. Nüüd tänane fookusmaterjal kliimamuutuste ABC ja siin on väga ilusti öeldud, et see sisaldab tänapäevast teaduslikku arusaama kliimamuutustest ja selle põhjustest, aga ka kliimamuutuste leevendamise ning selle mõjudega kohanemise kohta.
ja juba professor Piia Posti ettekandest tulid ka välja, me toetume 5 põhisõnumile, et kliima soojeneb, soojenemine on inimtekkeline, see kahjustab loodust ja inimühiskonda ja selle pidurdamiseks on tarvis laiaulatuslik heitkoguste vähendamine ja meil tuleb kogu selle olukorraga ka kohaneda. Ja mida me sellest ABC-st leiame? Me leiame sellest ABC-st, mis ei ole ainult see, mida ma siin füüsiliselt käes hoian, nüüd ma saan sellest rääkida täpsemalt, ja on tegelikult e-õppe materjalidena ja kellel on QR-koodi lugejad käepärast, saavad sealt juba ligipääsu sellele, siis pool on näha. Ärge muretsege, messisaalis saate te ligipääsu ka teisele poolele. Mida me siis leiame sealt ABC-st? Me leiame sealt metoodilised materjalid, mis panevad nendes küsimustes ja neil teemadel mõtlema. Seal on võimalik teil leida ka PDF-kujul välja prinditav sidustekst, nii et kui keegi täna peaks sellest bukletist ilma jääma, siis seda on võimalik teha. Te leiate sealt videosid, te leiate sealt animatsioone, te leiate sealt praktilise töö ja kõige toredam on see, ja ikka tänu sellele, et meil on suurepärased toetajad, pean ma ütlema, on projekti lõppedes vabalt kättesaadav kõikidele soovijatele e-õppe materjalina ja alati on võimalik sellega iseseisvalt tööd teha. Ja kõik need teemad ka täna, mis siit on kliimaga seoses läbi käinud, siis ma usun, et te leiate sealt palju teemat katvaid materjale ja ka ettekandeid. Ja nii nagu ma ütlesin, et meil käib juurde ka õpetajakoolitus ja õpetajakoolitused, kliimamuutuste ABC ehk siis nüüd selle fookusmaterjali õpetajakoolitused toimusid meil juba märtsis, käesoleva aasta märtsi alguses ja selle koolitusperiood, mis algas siis iseseisva õppena, viidi läbi koolituspäevana ja ka siis nii-öelda selline reflektsiooni osa. Ka see koolituspäev on suuresti integreeritud siia kliimamuutuste ABC õppevahendisse. See tähendab seda, et kes nüüd jäid sellest koolitusest ilma, ei saanud osaleda Tartu, Pärnu, Narva või Tallinna koolitusel, see materjal on kõik lisatud kliimamuutuste ABC e-õppevahendisse. Ja mida seal siis, mida tehti? Räägiti loomulikult lahti kliimamuutuste ABC, mis on siis põhjused, mõjud ja lahendused, nende kohta on seal olemas ettekanded. Kutsuti rääkima erinevaid teadlasi enda valdkonnast, aga kliimamuutuste kontekstist, ka need loengud on seal olemas. Ja võib kokkuvõtvalt öelda, et õpetajatele meeldis see koolitus ja koolituspäev ise ja see visuaal illustreerib siit ka võib-olla seda, kui me õpetajaid peale koolitust küsitlesime, mis nende tarvis on oluline, siis kindlasti oli see, et selle teadlikkuse, kliimateadlikkuse kasv on nende jaoks oluline, nende jaoks on oluline saada suurest materjali hulgast see teaduspõhine informatsioon, mille peale ma saan olla kindel, et see on usaldusväärne. Ja nüüd me jõuame otsapidi sellesse projekti teise etappi ja projekti teine etapp ütleb meile või näeb siis ette seda, et töötatakse välja õppevahendid erinevatele kooliastmetele lisaks huviharidusele. Täna siia olen ma toonud mitte kõiki õppematerjale, aga mõned siia tutvustamiseks ja näitamiseks ja nende materjalide
põhialus on samamoodi kliimamuutuste ABC, nad kannavad endas kõik seda 5 põhisõnumit ja oleme valinud läbivateks teemadeks õppematerjalidele elurikkus, muutused looduses, tootmine ja tarbimine. Ja siin on päris toredate nimedega õppematerjale, mis mulle endale siit võib-olla meeldivad, et kunst ja muld kliimateadlikkuse väljendusena, maale mahtuv majandus, puu looduses ja looduspuul. Ja täna MES-i alal on meil kohal ka teised töögrupid, kõik nimetatud ülikoolid ja meiega seal MES-i alal saate küsida lisainformatsiooni nende õpiobjektide kohta, mida siit praegu näete. Nii et sinna tasub tulla, seal me räägime kõigest lähemalt. Ja mõned pildid ikkagi ka. Siin on siis, võin öelda, et siin on nüüd esimese kooliastme töö, mis räägib ilmast ja ilmaga seonduv õppematerjal. Seal ma näen, on huvihariduse õppevahend on seal ja see õppevahend saab täna MES-i alal olema, kliima, kiirgus ja tasakaal ja jälle viitan sellele eelmisele ettekandele, et mis oli, kuidas on kliima definitsiooni juures, mis oli kõige olulisem see füüsikaseadus. Absoluutselt, ja see on siis nii-öelda selline mehaaniline mudel, uurige ja küsige. Nii, siis siin on koolieelne ja esimene kooliaste, puu looduses, looduspuul. Ja nagu ma ütlesin ka, kõik need õppevahendid ei ole hetkel valmis, nad on arendamise järgus, hetkel neid piloteeritakse, aga sellised nad saavad seal ühel ilusal päeval olemas. Ja siin on Maaülikooli poolt ette valmistatud üks õppevahenditest, kliimamuutused dendropargis. Et nii. Nüüd hetkeseisuga olemegi sealmaal, mida ma olen täna juba kokku võtnud, et kliimamuutuste ABC on e-õppeks valmis, ta ootab teid. Hetkel käib õppematerjalide arendamine ja ettevalmistus õpetajate koolituseks teises etapis ja õpetajakoolitused on meid ees ootamas järgmisel aastal, veebruari lõpus, märtsi alguses ja kõik õppematerjalid lõpuks on valmis 2024 aprill. Ja selleks, et oluline info kätte saada, ma soovitan jälgida teil ikkagi meie kodulehte ja jälgida ka meid Facebookis kliimateadliku nime all, sest sinna me paneme infot meie tegevustest, õppevahenditest ja nii edasi jooksvalt kogu aeg üles ja samamoodi info tulevasteks koolitusteks. Nii, mina väga tänan selle võimaluse eest, et te mind kuulasite ja ütlen samamoodi, kliimateadlik muudab ühiskonda, mitte kliimat. Suur tänu! Väga vahva ja tegelikult on ju tore ka see, et on laekunud täitsa põhjalikke küsimusi. Nii et ma hea meelega, niimoodi, küsin mõne küsimuse siis. Küsiti seda, et kas on teada nüüd, mitu õpetajat on seda koolitust projekti raames saanud ja kas koolitatud õpetajaid jagub kõikidesse maakondadesse ja õppeasutustesse. See on päris spetsiifiline. See on väga hea küsimus. See on hea küsimus, just. Ja see on väga hea küsimus. Meil on siin kõik läbi mõeldud. Te panite tähele Tartu, Pärnu, Narva ja Tallinn. Et 4 koolitust on meil toimunud, peaaegu 200 õpetajat on saanud koolituse. Muidugi on võrreldes see üldist õpetajate arvu piisake meres ja siin on võib-olla mõttekoht kõikidele nendele poliitikakujundajatele, kes täna eelnevalt rääkisid mõtlemiseks, et kuidas me seda süsteemset kliimaharidust ikkagi edasi arendame, kas meile on seda tarvis. Ja see on siis see vastus, jah. Kena. Ma küsin siin, näen, et on ilusaid küsimusi tulnud, mõned on saanud rohkem pöidlaid. Ma küsin selle näiteks.
et kuidas sobib materjal hariduslike erivajadustega ja muud keelt kõnelevate õpilastega? Jälle taaskord väga hea küsimus, keegi kohe tunneb meie projekti hingeelu. Et meil on kliimamuutuste ABC sidustekst, on meil tõlgitud vene keelde samuti, aga me teame ju ka seda, et tegelikult oleme me minemas üle ka ju teadupärast eestikeelsele õppele, et see toetab seda, et meil suuresti on materjalid eesti keeles. Ja selle küsimuse teine pool, et erivajadusega õppijate jaoks, seal me teeme koostööd selle valdkonna spetsialistidega, jah, et ka arvestada erivajadustega õppijaga. Nii et kõik saavad oma. Jah. Väga tore. Kuidas on plaanitud kliimateadlikkust suurendada huvihariduse nendes valdkondades, mis ei ole otseselt seotud loodusvaldkonnaga? Näiteks, kuidas on olnud kaasatud näiteks robootikaõpetajad, tehnoloogiaringid, kunstikoolid, muusikakoolid, tantsukoolid, jalgpall, mida iganes. Mida on neile pakkuda, et nemad ilma ei jääks? Mul on kohe uskumatult hea meel tõdeda, et nii head küsimused on sattunud, et siin on head inimesed. On. Et tõepoolest, kui ma näitan, et huviharidus on selline ja võib-olla loodushariduse osa kogu huviharidusest on siin selline tükk, siis tegelikult me oleme seadnud oma fookuse ka nii-öelda ka sinna, kus me ei tegele ainult loodusharidusega. Sest täna ka, kui me üldse valmistasime ette strateegiaid, uurisime õppekavasid ja nii edasi, siis kui loodusainetes on veel, küll seda vähesel määral räägitud kliimast ja kliimamuutustest, siis sotsiaal- ja ühiskonnaained on jäänud sellest täiesti puutumata. Ja võib-olla selle ühe õpiobjekti nimetus ütles ka, et me tegelikult trügime ka kunstide valdkonda. Jaa, seda oli kuulda. Jaa, seda oli kuulda, eks ju. Et tegelikult, ja ma tean seda, et Tõravere observatooriumi töörühm räägib seal juba ka jalgpallist ja kliimast, nii et ka sport, kliima jõuab ka teieni. Ja kliimateadlikkus ja kliimaharidus. No just. Aga kuna meil on veel küsimusi ja nagu aega ka praegu, siis ma küsin seda. Kuidas on see kõik seotud õppekavaga ja millistes ainetes? See natuke nagu jätkab seda, et võimalikult lai ringkond inimesi saaks, aga siis kuidas on see seotud õppekavaga ja millistes ainetes? See on taaskord väga hea küsimus, et ma saan aru, et ma kordan ennast, aga see on ka tarkuse ema, eks ole? Jah, just. Et täna oli ka keegi eelkõnelejatest, ma arvan, et see oli Kliimaministeerium Kristi Klaasi näol, kes ütles, et nad on võtnud eesmärgiks siis suurendada keskkonnaharidust ja teadlikkust ja suuresti on asunud koostööle siis erinevate huvihariduste koolidega. Ja mulle jäi sealt nagu küsimärgiks natukene see pool, et või ma ei kuulnud seda üldhariduse poolt ja just nimelt need samad õppekavad ja kui meie sinna õppekavadesse pilgu sisse pöörasime, siis no geograafias räägitakse kliimast, eks ju, natukene, kliimamuutustest isegi natukene räägitakse, aga loodusained, milleks on ka füüsika ja keemia, ütleme niimoodi, et otseselt kliimat ja kliimamuutust ei käsitle, et tuleb ka teistsuguseid arvamusi kui me vaatame õppekava sisse. Ma rääkisin praegu ainepõhiselt, aga läbiv teema on praegu see, et läbivat teemat ma läksin nii-öelda ainepõhiseks, jah, just. Et kuna ma sain aru, et küsimus on ainepõhine õppekava ja ainepõhine. Ja, et mõlemad pooled ütleme, et nii aines, millistes ainetes kui ka kas on seotud õppekavaga, et siis üks kui teist. Ja meie ma ei oskagi öelda, et kas nüüd just nagu ikka on meie eesmärk see, et see kliimateadlikkuse kasvatamine on igal juhul oluline, et ta jõuaks ka üldharidusse ikkagi rohkem sisse. Ja sellega me siin, selle tänase projektiga, mida ma tutvustasin, me üritame seda sinnapoole ka natuke nügida. Väga kena. Tekkis diskussioon, ma näen, et
juba tekkis selline sumin, et nagu päriselt olemegi kuskil, kus on inimestel väga toredad ja erinevad arvamused. Aga ma küsin lõpetuseks, võib-olla juba paljud teevad siin ka publiku seas vastust, selline võib-olla lihtne küsimus. Kus saab tutvuda kliimahariduse strateegiaga? Kliimahariduse strateegiatega saab tutvuda siis, ka see on see materjal, mille me avalikustame seal projekti lõpus. Et ilmselt see tuleb ka meie kliimateadliku kodulehele, tulevad kõik vastavad viited välja, mida me oleme selle projekti raames välja töötanud ja nagu ma ütlesin, et esimene märk, mis meil nüüd maha sai, oligi see kliimamuutuste ABC õppematerjalid ja e-õppevahendid. Suurepärane, teeme veel ühe aplausi Kristel Uibo-Opinile ja jõudu töös! Aitäh!